Teine nohiseb mul siin. Kas see nina on? Siin on nina. Otsisin üles ja leidsin 2 kampsikut on meil. Üks on Rudolfiga ja üks, see on Miilo esimene kampsik ja see on üle-eelmisest aastast või? Erike vist tuli või? Ei mäletagi, vist oli nii. Nii et nüüd panen ühele ühe ja teisele teise ja Miilo saab oma kampsiku, ta on väiksem, Molli saab selle suurema kampsiku. Siis on neil, ma panin sooja nad, külmalt ei saa neid selga panna, siis nad värisevad mul. Nii et vaatame, kas aitab neid natukene. Võtsime villa seljast ära, nüüd peame kampsunid selga panema. Tiiger soojendad kampsuneid või? Puhasta neid, jah, nad on kotis seisnud. Puhasta ära kampsunid. Jah. Tee puhtaks. Just mõlemad, jah. Ja noh. Kus oled suureks ka mul? Oled nii suureks kasvanud. Mina ütlen kogu aeg, pisikene. Elektrit täis. Vaatame üle, et meil on kõik asjad kaasas. Meil on nüüd tehtud neile MMS-i vesi, tuli, stand. Meil on mõlemad spreid. Vaatame, kellel on punane, kellel ei ole. Üks on roheline, see on põletiku vastane sprei. See on kaitsesprei, see hõbesprei. Siis mul on luup kaasas, siis mul on triibikute märgistamiseks takk ja paela sain realiseerimiskeskusest. Sai on meil olemas, me võime vist minna, sest pudrunad said õhtul terve kausi täie ja kapsas juba ootab meid seal ees. Lähme siis teeme uuesti ülevaatusi ja vaatame, mis tibukestega kuidas. Täitsa ilus ilm. Näed sa? Isegi väike meile näitab, et ta on seal. Oi, kui tore. No täna nagu ütles äpp ka, et äkki näeb päikest. Väike Rudolf tuli õue. Molli sai kampsiku. Ei ole üldse selle vastu tal midagi, aga Miilo puges pessa oma kampsikuga ja väriseb seal. Tal ei meeldi kampsun, ta hakkab ainuüksi kampsunist värisema. Aga ma tahan, et ära harjuks, tal on siis endal kergem. Mollil ei ole küll, ei sooja külma sellest kampsikust. Loodame, et siis natukene hoiab teda. Ja tema ju peab muga tulema kanalasse, ega tema ju ei saa maha jääda. Noh, lähme või? Saame oma asjadele ja vaatame. Oksti. Oi, kus jutustavad, kuulevad, et me tuleme. No, mis teete siin? Kõik olinud. Noh, kõik olete ilusti üleval, jaa. Jaa, mul on täna terve protseduur teiega vaja läbida, vaatame. Jaa, vaatame teid ükshaaval üle ja õnneks teid ei ole 10 või 100. Ainult 7. Nii, paneme tule ja hakkame. Teeme kõigepealt puhtaks ja ma ei nõudnud puhastada. Siin polegi nagu puhastada midagi. Natukene on. Panin esimese krõksu ümber jala esimesele triibikule. Joo, ei ole midagi. Nii hea soe oled. Oled hea soe või? Ma istun korra siia sinuga koos. Ja, ma vaatan korra sul jälle seda kõhualust natuke ja anna ma vaatan. Tasa. Sul on küll siin kõik ilus. Sul on kõik ilus, puhas, ei ole katki, ei ole nohkimisjälgi. Kõik on ilus ja puhas, jaa. Sina oled musta ribaga. Sinul on kõik ilus. Tubli tibu. Kõik on hästi. Nii. Musta rõngaga tibul on kõik hästi. Ja kas me siin näeme mingisuguseid munemisjälgi? No ei näe. Puhtad ilusad sulesabakesed. No nii. Ta on ikka mingisugune sulimine. Näita siit ka keskel. Oota, ära nüüd hakka kaklema. Ma tahan siit keskelt ka näha, ära kakle. Vaatame, keerame neid sulekesi. Puhtad. Kloak on ka ilus, puhas. Kõik on hästi. Jaa. Ära sahmi. Tubli tüdruk oled. Teeme sulle massaažitiiva alla. Jaa. Tubli. Nii. Next. Võtame nüüd. Nüüd paneme rohelise krõksu. Nii.
Pane silmad kinni ja tubli oled. Kohe peidame selle rohelise ära, et ei oleks teistest erinev. Ja peidame selle rohelise ära. Ja paned silmad kinni, pane, pai. Nii teeme nüüd hõbedaga üle ja kaitsekiht, see on kaitsekiht. Peidame selle rohelise ära. Ja paraned. Paluks paraneda. Kõik oma nokkimisjäljed ära siit kõhu alt. Ja, paraned ära ilusti, ja. Tasa, las ta kuivab ära. Hõbekala oled. No, kõik hästi. Ja, nii, oled vaba. Oota, ei sahmi mul siin. Lähed rahulikult. Oot, nii. Nii, kes nüüd on Pruuni kord? Pruuni! Nii, said. Ja ikkagi on kulgimine, sest et juba lähevad koivakesed ka paljaks. Nii, Mustu, kus oled? Tule siia. Mustu! Siin võtan ja siin. Rahu, kõik juba oledki käes. Kõik on hästi. Mustu, kõik hästi. Tasa. Vaata, kui palju paremaks sul on läinud. Näed sa. Vaata, kuidas see aitas see sinksalv, aitas sind nii hästi. Raga on sul ilus, jaa. Ma panen nüüd natukene rohelist, siin on veel natuke punane. Rahune, ma ei tee ju sulle liiga kallis. Mis sa kardad? Sa oled nii arg kanakene. Ära ole nii arg kanakene. Sa oled nii ilus tüdruk. Rahu. Kõige suurema soenguga oled. Tasa. Ära sahmi oma koivaga. Näed, siit on natuke. Teeme siit. Siia ka. Nii. Kuivatame ära. Tubli oled. Kõik on hästi. Palun. Hurraa, vaba kana. Nii, Perla. Näed, said praegu nokaga. Sakutati sind. Tule siia. Tule, ma vaatan sind ka. Ma pole sind vaadanudki. Tule, Perla. Sinu kord. Kõik on vaadatud. Sa oled viimane. Apud viimane. Tule siia. Näita ka mulle. Kas sina pole alustanud oma kasuka ajamist? Äkki sa ei ajagi? Vaata, kui ilus tema on. No, ilus oled, jah. Vaatame, mis sul siin toimub, kus Mustul oli. Ai. Sul on siin nii tihe kasukas. Udusule-pesa. Sul on täitsa teistmoodi suled. Nii, vaatame su sule ümber. No ka sul on mõned tüükad. Väga ebamugav on, ma saan aru, teile ei meeldi, kui vasta sulge tõmmata. Jaa, ma saan sellest aru. Aga ma tahan näha, kas siin on mingit tegevust sul või ei ole. Miks nad sind tahavad nokkida? No sule juured on puhtad. Jaa. Sa oled lihtsalt kõige ilusam tüdruk. Jaa, oled. Kõige ilusam tüdruk oled. Teised on kadedad su peale. Jah, on või? Mis? Nomine, ma ei hoia sind. Nomine, hops. Oi, kui ilus, oi, kui kohal me oleme. Joo. Hopsti, tubli. Hurraa! Näete, teie vesi on nüüd siin. Palun, teie joogivesi.
näe, ma panen siia, võta juua. Tule võta siis ju. Tulge jooge, saage terveks. Meie ülekanne ja ülevaatus on läbitud. Järgmise korrani soovime, et kõik tibud saavad, mis iganes asi see neil siis on, sulgimisega ühele poole või vitamiini puudusena, kohe läksid jälle perlat nakkuma sealt. Ei ole vaja, eks ju, hakka jooma. Näe, leidis esimesena, kohe leidis vee ülesse. Ja see on nüüd teie tervendav veekene. Tublid. Kapsast teil on, kuivikut on, saiakest on, pudrukest on, kõike on. Õigesti meil akna taga viilub siin. Väikene loojumist näed, tuleb veel välja. Nii tore. Siis saame ühe õue ringi teha. Sa vaata, kui nunnu. Muidu oli kogu aeg pime. Tibud said täna küll õhku ka, ma jätsin neil ukse isegi lahti natuke. Vau, kui armas. Aga lähmegi, ma jõuan käia tibulas ära, anda neile terad, vaatame, mis nad on teinud selle. Ma viisin neile liha. Vaatame, ma ei tukeldanud seda ära, ei ole appliha, vaatame, mis nad on teinud sellega. No, olete selle lihtsalt talutanud laiali mööda maad, jah? Ma ikka tahan, et te seda natuke nokite ka. Heina olete tahtnud hoopis kõik laiali ajada. Ai, notsud olete. Vaata, mis ma teile annan. Kõik selle puistame siia. Minge nüüd eest ära, te saate pähe ju selle. Upsi. Okei, siis nokite nii palju, kui nokite veel ja kui te ei taha seda, siis ma viskan selle ikkagi õue hommikul ära. Praegu jääb teile. Hommikul toon uue vee, te olete pool ära joonud. Nüüd ma võtan tule teil ära. Ja kõik on hästi. Paneme neil kinni ja võtame tule ära, teeme pimedaks ja paneme öötule. Siis nad lähevad tuttu. Vot nii. Head ööd. Hinga, Miilo. Jookse edasi tagasi. Miilo, tule jookse, tule jookse, sina pead palju jooksma praegu. Sa oled nii paljas, jookse. Miilo ei taha oma kampsikut selg. Jookse. Päev on juba nii palju pikem. Hommikul ärkasin täna 8:08 ja akna taga oli juba valge, täitsa valge. Ja praegu ma ei tea, mis see kell on, aga mulle tundub, et on juba üle 4. Kui lahe. Vaata, kuidas seal helendab ümber päikese kõik. Silmaharjutusi samal ajal päikesega koos. Miljon väikest. Ja nad tulevad. Jooksime lõpuni välja. Tuppa. Me lähme. Miilo ei külmeta, lähme. Tubli poiss. Üks mõnnab siin. Nii ära oleva näoga. Ja teine sirutas käpa välja kastist. Palli, sa panid käpa püsti. Kas sa tahad meile öelda midagi? Kuulata sind, sa oled nii kõrgel, ma olen nii väike. Okei. Tiiger tuleb nii unisema.
väga kuulda siit hoopis ja. Oi, hommik küll oli hea uni. Olin üleval 5-6 ja jäin õnneks uuesti magama. Magasin kohe mõnuga, praegu kell 9 ärkasin. Päike kõrgel juba, näed, kuuse otsas. Õues on 10 kraadi miinust ja tuuleke puhub. Väga aktiivsed unenäod jälle ja selgitangi just neid välja siin. Ikka kõigest sellest vanast maailmast välja tulemine, kõigest loobumine, kõik see on ikka teemad viimase aja. Edasi liikumine. Alguses puhtuses ka siis, kui on pimedus. Nii on. Imeline päev on ja kus me oleme omadega? Oota, ma mõtlen. Reede hommik, mis ta hommik, keskpäev on kohe käes. Ja ma olen jõudnud ka oma söögini. Teised asjad on saanud tehtud ja mollil siin kütu meil muliseb, hoian kuumave kotti kõhu peal ja kanalas on käidud ja tuli on all ja nüüd on siis minu kord. Mis mul siin on? Mul on siin hautatud sealiha selles malmpotis ja siis muidugi üle pika aja jälle tuli mul, üle pika aja, ma arvet ei pea, aga mitu päeva pole muna söönud, siis on üle pika aja. Ja tegin omale 4 muna. Need ilusad, need head isuarmas. Väga isutab juba. Njam. Käisime õues ära, telefoni kaasa ei võtnud. Tänane päikeseloojang on vot selline kerge helendus lääne taevas, sest päike loojub tegelikult seal saunamaja taga, aga seal on kõik hall. Ja täna on kõva külm tuul, me ei taha keegi õues olla. Tuul puhub toast ka sooja ära. Pisikesed välisevad mul siin. Mis need pisikesed välisevad? Mollil kõht ka muriseb ja muliseb ja olen talle täna juba 2 probiootikut andnud. Ja ütlen, et süüa ei saa. On nii või? Kas sina täna süüa ei saa? Mulist ära oma kõht. Ei tea, mis tal see muliseb siin. Ja sina jookse ja söö. Jah, just nii on. Tegelikult Molli sai hommikul oma söögi ära. Miilo sai nüüd, näed, Molli saab Miilo pausi ära lakkudes. Miilo ootas siia maani. Tahad minna välja nüüd õue? Tahad või? Kas nüüd tuli kakka häda või? On vaja minna või? No mine. Okei. Nüüd tuli küll üllatus, ma kohe jooksin välja. Miilo hakkas niimoodi aukuma, ma mõtlesin, mis teil nüüd viga on? Ma ei saanudki aru, aga no tasus reageerida, sa vaata, milline pilt avanes uksest välja astudes. Vau, kui ilus. Ja ma sain tulla palja jaluga korra lumme seisma. Vaata, sa tõid mind vaatama päikest, jah? Milline tuul, kogus läbi praegu. Vau. Aitäh. Mis on sees? Tiger, mis teed seal? Istus palli kõrval ja katsus teda käpakesega. Mis tegid seal? Siin aga, kui Miilo meil naiseb juba oma koha peal. Vaata, mis ma olen täna siin ära kudunud. Vaatame, mis sellest tuleb. Tuli pihaosa, tuli teises kohes ja nüüd läheb edasi soonik, sest see tuli liiga tihe, mulle ei meeldinud. Ja pihaosaks ei tule terve ülemine osa. Läheb edasi soonik, sest see alumine soonik on nii pehme ja see tuli siukene tihe. No aga ju ta pidi tulema. Nii on. Ütle hea tööd, Molli. Hea tööd. Miilo juba magab. Me viime tipule kapsast ja kohvipiima ja saia valgust. Meil on täna päike, näe, päike juba nii kõrgel, aga me lähme ikka kella järgi, sest nii külm on, et me neid ju välja ei saa lasta. Ja siis me hoiame ikka seda päeva lühemana praegu. Nii. Hopsti. Kes need podisevad? Podisevad siin, jaa. Kes need siin podisevad vaikselt? Toimetate, jah? Kas te toimetate või? Mis?
toome teile valguse, näe, päike teil tuli. Päike tuli. Noh, sodilinnud. Mis te olete sodinud siin? Ei lähe teil see pudru, ma panin vitamiini sisse ja nad ei taha seda ära süüa, näed sa. Mis ma teen siis nüüd teiega? Ja eilne see kausitäis seal oli hapupiim, kohupiim ka vitamiiniga. Maha olete täna nii palju kakanud, ma pean teil hakkama seda siin vahetama vist. Võtame selle töö ette või? Siis ma lasen teid ikka siit praegu välja. Teeme natuke puhtamaks, mulle ei meeldi see. Joo, mulle ei meeldi see. Okei. Saimegi kõik tuppa tagasi ja puhas ja siia sai kotitäie jälle peenrakatet. Need kausid tahavad puhtaks tegemist. Munad on meil käes. Tibud on üle vaadatud. Mustule võiks panna uuesti tsinksalvi õhtul ööseks. Tal on ikka veel natuke punane, aga teised ei. Nad sakutas, nägid praegu jah, tõmbas tuti sulgi ära. Ma lähen teen neile vitamiini vett. Panen siia, äkki nad tahavad vitamiini rohkem veega. Vaatame, kas see lahustub. Ma ei tea, see on lubjaga vesi minu arust. Lubi on raske. Ühesõnaga, vaatame. Seda putru nad ei taha ja siin sees on vitamiin. Ja ma ei tea, kas nad selle pärast keelduvad seda söömast, sest muidu nad mul putru ju söövad ilusti. Ja see on praegu järgi üleni. Õhtul näeme, sööge ära oma kohupiim ja kapsas on seal põhjas ja ärge sodige. Palun. Jah, sakutavad jah, triibikud sakutavad. Muidu on rahulik. Näed, sa armas. Ma olen jõudnud oma kudumisega pikkust, näed jah? Nii pikk. Nii nagu ma tahtsin. Siit naba juurest algab oranž. Tegin mingi 10 senti ühte kudet ja läksin üle uuesti sooniku peale, sest et mulle ei meeldinud selle koe tunne. Soonik on nii palju pehmem, nii et jääb selline keskosa passe, siukene kananaha soonik ja siis hakkasingi kasvatama. Aga kuna ma olen järjest kodunud, ma olen istunud ennast nii ära, et nüüd ma lihtsalt teen nüüd suga koos trenni. Muidu on ju tore. Keerame ta kokku. Ma panin mõnusa muusika omale taustaks. Mis ma joon? Vett. Sooja vett. Suulikene käib edasi-tagasi. Süll ei luba ennast võtta. Aga mis me teeme? Vaatame. Päike paistab.
Mollile panime kampsiku peale veel jope ja Miilo sidusin salli sisse. Ta väriseb siin nüüd, sest talle üldse ei meeldi, kui talle midagi pannakse. Aga õues on nii kõva tuul, lähme päikse kätte, lähme vaatame. Ma sidusin selle niimoodi, et tal oleks ikkagi parem natukene. No ma loodan, et ikka on. Ära rapsi siin midagi, ma panen kindad kätte, oota. Ja näe, kõik kogunevad siia. Miilo pani ilusti ennast päikse kätte pikali. Pallike järutab meil teisel pool kilet. Tere! Ja meil on otse päikene. Ai kui hea, laeme ennast täis. Ja tuulas puhub seal kuskil kaugel undab. Meil siin ei puhu. Selline idüll on. Lihtsalt nii hea on meil kõigil olla. On ja. Tiiger ronib mulle ka järjest rohkem sülle. No nii. Tuledki täiega ja. No nii. Kas nii on kõige parem või? Miilu manuleb täiega. Selma viskas ka ennast pikali. Mõtle nüüd seda põssi. Molli ei lõdvestu. Molli istub siin jopes ja minu kasuka sees ja istub. Ei viska ennast pikali. Päike tuli puu tagant välja, nüüd on nii hea, nii soe, mõnus. Ta puhub seal eemal meist kaugel, metsas. Kohiseb. Pani Miilole käpad peale. No elu ma ei tohi hakata, Miilole ei meeldi see. Tiiger, võtta käpad ära. Vaata nüüd, milline mõnnamine siin käib. Kõigepealt oli seal Miilo, siis läks Miilo kõrvale Molli. Molli kõrvale tuli Tiiger, sest siin olen juba mina. Ei tea, kuhu ma oma jalad panen. Üks on otsa või Tiigri kõhu all. Teised on sirutama siia kuskil. Head tüübid te olete. Aga miks nad kõik siia kogunesid? Sellepärast, et meil on siin soe. Poisid maadlevad lambi all. Mis need sabad räägivad teil? Suli just käis Selmat kiusamas, ajas Selma ära.
ikka sama, tiiger on pikali, hakkab käpaga teda katsuma varsti. No. Jalutas minema lihtsalt sul. Mis see Saba tahab öelda meile? See on minu kosmeetikakott, ära viska maha. Okei, ma panen sahtlisse ära. Enne kui sa kõik maha viskad. Muidugi see on nii armas pallik seal. Ma lähen päästan. See on siin nii valvel, kuulab neid hääli ja no ütle, kas ma jõudsin või? Ei, ma ei jõudnud. Ta juba viskaski selle maha. Ma teadsin, et Johnny teed, mis sa tegid praegu. Okei, ma panen ära. Siia, ei saa. Kõik. Pall on maas küll. Võta pall. Otsi pall. Sa närvitsid selle Sabaga kogu aeg, Mis? Jah? Mis on? Mis on? Jah, kapi peal laiad siin. Jah, ära unustu. Jah. No, vaata, mis seal on. No, käpatripakil sul. Vaata, käpatripakil sul. Ja Saba trambib ainult. Sina mõnid ja nii nagu ka see, aga kuidagi teise tuppa. Või me oleme saanud toa nii mõnusalt soojaks, no täna teine kütmine oli. Nii hea. Ei ole külm. Ja lamp ikka põleb ja. Või, mis sa teed? Palud tähelepanu või? Ma siin kuul. Tema siin hakkab järsku paluma. Vaata mind, vaata. Molli selle jutu peale, või Miilo selle jutu peale ka sirutab ennast seal. No Molli tahtis saada pai. No pai. Veel jah. Tee veel, palun tee veel. Palun tee veel. Teeme passi. Pai, mõmm, joo. No veel. Sind küll. Mis sa kusserdad siin? Mis?
seal käib jooga. Äratus oli Miilo või? Tuled tagasi oma heasse sooja pehmesse pessa ja lambi all on hea pehme. Oi kui hea. On hea ja. No nii. Vaata, tee veel palun. Ära pusselda, mul on siin vardad. Jah. Noh. Ikka. Viska siit padja maha. See on varras, ära nüi. Tee veel. No teeme veel poi. No poi. Vaata kui hea on, isegi keel jääb meil suhu. Poi. Vaata, ta paneb silmad ka kinni, nii hea on. Palun. Joo. Nyt tulet tänämään minut jo. Tulet tänämään minut jo. Se olet yksi. Mummi. Olet äkki mummi. Olet kui mõmised. Olet mõmme. Joo. No Miilo, mis sa seal lakud nüüd ennast? Miilo, mis sa teed? Miilo, kas sa oled must või? Joo, väga hea sirutus. Kaunis. Noh, see on jälle kord taeva poole. No, mis sa nösserdad siin nüüd siis? Ma nüüd koon edasi. Mis? Pausit ära. Aitab küll, ma praegu koon edasi. Ära puseda. Las ma koon edasi. Täna hommikune söök. Siin on mul sült, segusült. Siis on üks pihv lambaveise. Siis siin all on veel sealiharibad. Ja siis on siin 3 õhukest kuklikest omakorda pooleks lõigatud. Siin on võikampsud ja siin on või ja pasteedikampsud. Head isu, armas. Mul on juba väga hea isu, kõik töötab. Ma tahtsin sulle jagada seda, kui andekad need loomad on. Näed sa, kiisudel 4 kassil on 3 WC-d. Üks on meil siin ukse taga, soojastoas. Üks on siin, kus nad käivad pissil. Ma ei tea, kes, ma arvan, Suli käib siin kõige rohkem. Ja siin käivad kindlasti mul kassimamma. See on saepuru on mul seal ja nad armastavad saepuru kõige rohkem. Ma pole aasta aega ostnud ühtegi kassiliiva. See on mu väikeste kutsade WC, kus ma siis vahetan neid lehti ja siin all on veel need imavad need lapikesed. Sest nii külm on, eks ju, et nad kogu aeg õue ei lähe. Nad käivad siis siin. Ja siis on, keegi käib mul siin lehe peal ja kassidest keegi on nii andekas, näed. Ja see mingi aja tagant siia tekib. Nüüd ma pean hakkama seda ära kuivatama siit. Keegi arvab, et see on ideaalne WC, kus käia. Tema toilet. Ma ei tea, kes see neist on. Selma on siuke väga leidlik. Tiiger on leidlik. No ma ei tea, üks neist ma pakun. Ühesõnaga, ma pesen selle nüüd ära. Ja see on sellest ajast, kui ma need tünnid siia tõin. Siis see ongi Selma, sest et siis ju väiksemaid veel polnud. Ükskord on siia ka mul tehtud, nii et need on ühtemoodi need tünnikaaned, eks ju. Ja ta pissib täpselt siia sisse, no ütle, et sa ei ole võimeline, eks õpetama kassi WC-sse käima. No vetsu mul ei ole, aga ta leiab siuksed asjad. Ja ega lõhna ei ole, ma lõhna ei tunne sellest, et ta siia on pissinud. Ma näen seda õnneks õigel ajal, et ma pole kunagi tõmmanud niimoodi kaant ära, et kõik lendab laiali. Vot nii andekad nad on. Olemegi varjutuses sees ja
meil ei ole ta nähtav. Aga tead, mis ma paningi tähele, et päike liigub juba üle meie kaksikkuuse tippude. Vau! Ehk siis toas ei tekkinud ka kordagi pausi, ainult kui oli mingi väike pilveke. Meil on paras aeg minna oma päikesenurka päikest võtma. Ja keegi kutsub mind seal. Vaata, kui lahe on. Kell on 2:04 ja päike on nii kõrgel alles. Kõrgel metsa kohal alles. Nii tore ja päikse käes on imeliselt mõnus olla. Kraade näitab -9, lubab öösel jälle üle 20 miinuse. Vudi, kes jookseb siin meil? Kes jookseb siin meil? Molli, mis sa otsid? Tuleme varsti jälle. Anname talle aega. No näed, loojumas ta nüüd on. Kui kaunis. Kell saab nüüd juba 5. Vau. Ilus, ilus. No näe, kui ilus vaikus. Liha said kätte jälle, siis on hea vaikus, siis läheb neil natukene tegusalt. Noki, söö liha, jah, ärge üksteist nokkige, sööge liha. Jah. Kass on majas, jaa, kass on keldris praegu, jaa, te olete nii valvel kohe. Noki liha. Uue kapsa tõin ka. Muistu noki ka liha. Mis see meil siin on? Suli. Tahad välja või? Mine välja. Sul ka. Ei taha välja minna. On kinni, külm tuleb sealt. Poiss läheb järjest külmemaks jälle, jaa. Teil on hea ühtlane soe siin. Jaa. No ma ei tea, kas ma panen teile, jääb see liha, panen teile õue kapsad, ei taha enam seda juurikat siit näksida. Paneme ühe rusika teie puttu ka teile sinna juurde või? Tule eest ära, peaga, kana. Oi, maha kukkus. Või pean ikka tulema teile puuri. Nii ilusaks läks vahepeal. Värvide mängu teeb nüüd natuke. Kaunis. Aga mu näpud lähevad jäässe. Lähen tuppa. Vau. Aitäh. Üks pisike pugeja tuli äratada nüüd. Pollikene tuli norrima. Käes uus aasta juba. Eile tuli hobune, tuli imelise hommikuga. Praegu peaks ka õues väga külm olema. Ma ei näe siit kui külm, aga ma näen, et kõik on härmas. Ja suli poistab tuppa saada. Joo. Mõtleme suli silmanurgas suli. Võtame ära silmanurgas suli. Võtame ära, me saime küll. Ja. Panin su kasuka peale, ise pesed ära. See mõmiseb siin. Molli. Te oled pugenud ennast siia sooja ja meil on aga muidu siin padja peal, Molli on siia kõrvale roninud. Ja Suli on akna takana. Suli
oma aega endale saada. Joo, ise tulin. Ise tulin mõnnama siia, joo. Kui kohe sa oled, küll sul on siuke lakk. Siuke lakk on sul, joo. Oi, see savakene. Villo soojendab ennast. Tere hommikust. Tere. Tere hommik, joo. Ai kui hea on ärgata, kui juba lamp soojendamas ka. Ei teagi, kui külm see tuba on. Mu pult siin samas, ma õhtul panen ta siit kinni. Ja kui ärkan panen tööle. Siis on hea ärgata. Jah, kallis, just. Tšau. Üks on ühel pool, teine on teisel pool. Nunnud, olete nunnud, joo. Joo, pisikene miilukene. Sa oled nii truu sõber. Sina ka oled, joo. Ja me laseme selle sulikese, see kutsub meid juba aega, külmetab seal. Vau, no aknatagune pilt on fantastiline. Kõik on paksus härmatises, 2 korda paksem härmatis kui eile hommikul. 22 kraadi näitab. Vau. Ja sealt päike tõuseb vaikselt. Imeline. No sa nägid. See oli tahab oma tähelepanu saada. Ma tahtsin näidata, milline muinasjutu mets on. Vau. Kristallmets on. Ja mis sa räägid siin? Sina iinestad jälle siin salatibaaris, jah? Kui iinestab siin. Kusjuures oli nii külm. Ei saa aru müstika mu jaoks, kuidas tema üldse seal külmas on. Aluskarva tal ei ole. Ta on kõige vapram neist. Vau, ja sa vaata seda imet, kuidas päike tõuseb. Kui kuldroosa on see tagumine mets, kuhu juba päikesekiired ulatuvad. Ja need esimesed puude tipud ja milline kristallkask seisab maja ees. Vau. Ma pidin kohe tulema vaatama välja, sest et aken on filter siin vahel. Naabrimees tuleb töölt. Lõhkus meie vaikuse ära. Sättetab ja särab see kask, kuusktohtel. Ja seal see kasekene. Nende päikesekiirte käest, esimeste käest, mis tema ladvas on. Kuidas teemandid säravad. Siin. Vaat nüüd kuuled vaikust. Naabrimees jõudis koju. Aga ma rohkem ei seisa, siin on nii külm. Imeline sära on keset lauda ka. See tülihobune tuli selliste üllatustega, et eile mul oli jälle see päev, kus ma käisin korra linna pool hambarstil järgmiseid vorme valamas. Ja poest siis kanale saia toomas ja kohupiima ja hakkliha ja kapsast ja põhiasi. Ja tead, mis oli poes kõige odavam? Ja just nimelt need roosid. Üks roosikimp maksis 1,90. Nii et alla 4 euri sain ma selle ilu siia laua peale ja see oli tõeline üllatus ja rõõm, mida ei saanud mitte jätta maha. See on nii ilus. Mida mõmised siin kõrval?
see käib edasi-tagasi, sügab oma selga. Mõmm. Mõmm, jah. Nad kohe ütlevad, vaata meid. Aitäh. Mis teie arvate sellest imelisest hommikust? Teie käisite kahekesi õues hommikul. Nemad ajasid mu kell 5 ikkagi voodist välja, et suli hakkas jälle lõugama. Aga Selma läks ka taga koos õue ja nüüd nad just tulid koos tuppa soendavad ennast. Nüüd. Sul on rahutus, Milu. Ja see, kes must sammugi maha ei jää, kükitab mu ees siin. Ja sealt ta tõuseb. Näed sa, kus see tagumine suur puu on juba ka kuldne kõik. Kella 5 minuti pärast 8. Nii lahe, nii vara on juba nii valge. Sa vaata nüüd. Mööda läks vahepeal. Mis ta läks siis? 15-20 minutit, ma ei vaadanudki. Aga ta tõusis nüüd siit ülesse. Ta tõusis üle metsa. 8:30. Kui ilus läbi selle kristallpuukese praegu. Wow. Kõik puud sädelevad, kui sa vaid näeksid, seda ei anna küll kaamera edasi. Vaikus ja teemantsära. No ei saa, sammukest ei saa maha jääda, muidugi peab tulema järgi krõbinal. Aga see sära, kuidas see saar praegu sätendab ja need kased. Wow. Hõbesõlake on käinud, katus on ka teemanteid täis. Imeline. Ja jasmiini põõsas sätendab nii ilusti. Nagu oleks tihedast karrast ehitatud. Aga ta on ehitud. Õhus on tekkinud liikumine. Need teemantkõrrekesed hõljuvad õrnalt. Kõik sädeleb. Fantastiliselt. See sarapuu. Hekk seal taga, mida sa näed, see ka sätendab ja särab kohe kaugele. Ja no kogu see heinaama sillerdab nii tugevalt. Wow. Tead, nüüd ma sain aru, et ma ei ole eile õhtust saadik tiigripoissi näinud. Ma arvasin, et ta magab seal üleval kastis. Aga teda ei ole seal. Teda ei ole näinud. Kõik 3 teised on olnud toas ja ta ju ei käinud mul kaisus ka. Kus tiiger on? Kuule, kisakõri, Suli, sina käisid õues seal kaugel. Kus tiiger on? Vaata. Õhk on paks teemantitest. Wow. No seda võib nii kaua imetleda, et... Ja see teemantite sadu. Wow. Aga kus on tiigripoiss? Suli, kus tiigripoiss on? Vaata, kui lumine sa oled. Tiiger! Tiigrike, kus sa oled? Öö oli nii külm ka. No üleval oli soe, aga ta oleks ammu sealt alla tulnud ju. Ta ei ole kunagi üksi ära olnud. Selma, kus tiiger on? Molli, mis sa seal leiad? Mis sa sööd seal lume sees? Kuule, Notsu, tule ära. Notsu! Molli! Molli, mis sa sööd seal?
raudselt mingi jama, mille ma olen sinna visanud, nüüd see avastab seal, sakutab jää seest. Kuulge, kiskamiskad, kus tiigripoiss on? Teid ma olen täna näinud kordi. Pallike oli ka kaisus mul hommikul. Tavaliselt on see ju tiigripoiss. Molli, mida sa teed seal lume sees? Päike on nii soe. Tule päikse kätte, Miilo, mis sa värised seal? Kas sa kuuled? Linnuke? Suline meeldib ka see kristallpuu. Mulle ka. Väga meeldib see kristallpuu. Ma ikka elan täiega muinasjutus. Nii, Pallike tuli. Kas teil on sõnumeid tiigrilt? Linnukesed on nii tore. Millega sa tuled? Mis sa sealt välja kaevasid? Mis sul seal hambus on? Tüdruk. Mis see on sul? Tead, mis see on või? See on kanapudru, mida kanad ei tahtnud ja ma vistasin ära. Ei ole sulle ka vaja. See on jääs kanapudru. Lähme tuppa. Lähme jooksu tuppa. Lähme. Hop. Hakkan pasteeti tegema. Njam. Väga hea maks on täna. Sellepärast, et kõik mu kiisud ja kutsud väga tahavad seda. Ja see on mu jaoks kinnitus. Näed veel siin üks keel limpsib, et anna veel. Ma annan veel neile. Kus te lähete? Natsud. Miilo paneb juba küla peale. Tulime päikeseloojangut vaatama, et see läheb meil seal vist pilve taha. Selline triibuline ja träpsuline. Lähme paneme tibudele ära öölambi ja siis tuleme vaatame, kuhu ta edasi on jõudnud. No korjame need munakesed siit ära, mis siin maas meil on. See oli plastmuna, aga päris munad on nii uhked ja suured teil, kuulge. Te olete nii ilusaid mune munenud. Ossa, sa vaata, kui suured, mul ei mahugi 3 korraga kätte. Näe, vau, te olete nii tublid tüdrukud. Ja ma panin neile peeti ja ma panin putru ja vett juurde ja heina on teil. Hästi. Jah, koristasime ära ja teeme natuke kohevamaks ka või. Otsime siit selline kuugid, korjasime ära. Nüüd saame natukene. Heina olete mul ikkagi siia jalgu kakkunud. No näe, kui ilus. Siin ka natukene. Siin te kõige rohkem käite. Oma kapsa kannan. No, palun. Kammisin põranda ära. Tublid olete ja. Kuidas teil see paranemine siin toimub? Oi, ma pigistasin ühe muna vist katki. Näita. Ja läkski katki. Te saate selle omale. Näe, palun, muna. Läks katki. Mul juba ükskord oli külmunud muna siin katkine. Ja te saite muna omale. Ja. Süüge ära ja. Koolt ma toorelt ei anna teile. Väidetavalt. See pidi teil panema oma mune lõhkuma. Ma ei tea. Aga ma ei anna. No nii. Mineme vaatame, sest päike loojub ja teie minge tuttu ja ongi kõik hästi jälle. Korjame siis sõdid kokku ja viime ära. Hea tööd. Ja ongi läinud sinna pilvedesse. Ilus. Väga ilus. Mul jäi hommikul sulle nali rääkimata. Läksin kanalasse ja vaatsin, mis sealt toimunud on. Suur liivakott. Miilo ootab, Miilo külm. Suur liivakott ukse kõrval oli
lõhki kistud. Ja no muidugi, see oli see tiigripoiss, kes meil oli seal öö läbi veetud ja tahtnud välja saada. Nii et tiigril oli öövalve kanalas täna. Nii tore. Ei olnud kadunud. Oli turvaliselt kanadega. Lähme tuppa ja Kissi siin väriseb. Lähme ruttu tuppa. Kissi kutsub siin. Kissi kutsub siin. Miilu kutsub. Mine lambi alla. Mine lambi alla. Saime oma pasteediga valmis. Tead, kui hea tuli. Ma saan jälle lusikaga pasteeti süüa. Hea tisu armas. Oli küll hea. Ja see on indikaator, kui kassid ja koerad mõlemad tahavad toorest maksa süüa, siis on hea maks. Eelmine kord, see 3. kord, mis ma tegin, ma ei saanud head maksa. Ja siis, põhimõtteliselt me ei söönud keegi teda. Täna tuli hea kreemine, vahune. Unustasin konjaki panna. Maitse on kohe teine. Huvitav. Ma lasen tal seista ka natukene, eks ta homme tõmbab paremaks ennast. Ikka on hea, vahus on, mõnus on. Hea tisu.